Kell 2 päeval oli Estonia teatri ees kõik valmis andmaks starti taas elustatud rahvusvahelisele traditsioonile, Tallinn Monte Carlo rallile. Me oleme uhked, et esimene elektriautode maratonsõit läbi Euroopa saab alguse just sellel aastal ja ajaloolisest stardikohast rahvussümboli Estonia ooperiteatri eest. Eelmise sajandi 30. aastatel oli selline ralli tuntud ettevõtmine. Täna võib öelda on traditsioon taastatud, mõnevõrra keskkonnasõbralikumal moel. Nüüd on tegemist elektriautode ralliga. Avastardi andis Tallinn Monte Carlo elektriautode rallile Monaco vürst Albert II isiklikult. Esimene auto on minemas starti. Monte Carlosse jõuavad autod alles 10 päeva pärast. Selleks ajaks on võistlejad selja taha jätnud 3000 kilomeetrit, läbinud 8 riiki ja peatunud 27 linnas. Ralli esimese etappi tegid kaasa nii vürst Albert II, Tallinna linnapea Edgar Savisaar, Europarlamendi saadik Kristiina Ojuland ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. 34 minutit kestnud esimene etapp Tallinnas lõppes kõigile 6 võistkonnale võrdse ajaga, kuigi reeglite järgi oli parimaks Team Estonia. Finišisse jõudnud Euroopa Parlamendi liige Kristiina Ojuland ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Samuti rallitäht Urmo Aava tõdesid, et ralli on igas mõttes oluline. Seda nii vahva traditsiooni taaselustamise kui ka rohelise ja säästliku mõtteviisi eest. Ma arvan, et selle võidusõidu, selle ralli eesmärk on hoopis laiem ja üle-euroopaline, et siin ei ole küsimus mitte ainult nendes riikides, kus need autod läbi sõidavad, vaid ma arvan, et siin on ikkagi küsimus laiemalt mõtteviisi muutuses. No ma arvan, et see on ühe suure ajaloolise sündmuse algpunkt ja ma usun, et nii ta jääb ka meelde, et kui see elektriautode Tallinn Monte Carlo peaks jätkuma, siis on see ju esimese ralli esimene lähtepunkt. No pluss muidugi see, et kõik, mis sellega kaasneb, et me tutvustasime siin ju neid autosid, mis sotsiaaltöötajatele tulevad esimest korda laiemale avalikkusele ja kõik muu, mis sellega on kaasnenud. Prints Albert on kohal, nii et siin on väga palju ajaloolist. See on väga oluline sündmus, sellepärast et tegelikult väga paljud seda ei tea, aga aastatel siis 30 kuni 39 eelmisel sajandil siis Tallinn oli üks stardilinnadest ja selle traditsiooni taaselustamine on ülioluline. Ralli läbib järgnevatel päevadel mitmeid linnu Rootsis, Taanis, Saksamaal, Itaalias ja mitmel pool mujalgi. Kõigi eelduste kohaselt peaksid autod finišisse jõudma 11. juunil. Tallinna Televisioon on ralli ajal autodel kannul ning toob teieni igapäevaselt värskeid uudiseid ning põnevaid seiku eri linnadest.